Hei, Niida olen. Loodan, et ma olen kuulda, sellepärast, et mul siin muusika mängib üsna valjult kõrval, aga mul tuli selline tunnetus, et 19 on, kuna 19. on kuu loomine, et ma teen ühe sellise ladumise selleks 2-nädalaseks loomisperioodiks kuu loomisest, siis täiskuu perioodini ja vaatan, millised üldised energiat siis on õhus ja mis sõnumeid kaardid tahavad edasi öelda. Näitan ka, kus ma olen, hästi ilusas kohas. Siin on mõnus ja suve ja päike on just loojunud. Kõigepealt võtan mõned üldised märksõnad. Esimene kaart, mis tahab kõneleda, on mõõkade poiss. Ja see on selline, minu jaoks selline kevadine, kerge, pisut luulaline energia, mis toob hästi palju uusi impulsse, uusi ideid, selliseid värskeid taipamisi, just selliseid meeletasandi nagu flash'e, selliseid momente, kus nagu pusletükid läheks paigale, tuleb mingeid uusi ideid ja ma ütleks, et ei ole vaja mõelda selle peale, kuidas neid teostada, vaid lihtsalt nagu minna selle impulsi järgi, usaldada seda mõttevälgatust ja seda, et kui looja annab idee, siis ta annab ka vahendid, võimalused, võib-olla kaaslased, mis iganes vaja on selleks, et selle ideega nagu lennukalt kaasa minna. Et see on just selline hästi kerge, lennukas, spontaansed, lahedad sellised välkideed. Siis teine energia, mis tuleb siit välja ka väiksest arkaanist, on siis müntide 3 ja müntide 3 ütleb mulle siin seda, et see on selline aeg, et kui kuskil materiaalses tasandis on mingid mõrad, olgu see siis suhted perekonnas või töö juures või ka isegi lausa kodu, mis vajab remontimist, mis iganes sellised mõrad, praod, vajakajäämised, siis koguge kokku mõttekaaslased, oma lähedased. Kui see on suhteteema, siis koos oma partneriga, kui see on koduteema, siis võib-olla koos oma perekonna, lastega, partneriga. Ja vaadake otsa nendele pragudele. Olgu nad siis rohkem metafoorsed või suhteteemad või on need reaalsed mingid kohad, mis on vaja ära remontida. Vaadake üle, et katkisi asju ei ole kodus, visake ära. Vaadake kodu selle pilguga üle, et kui midagi on katki, siis kui seda saab parandada, siis parandage kindlasti ära. Ja kui te seda ei saa parandada, siis ärge hoidke katkisi asju. Ja metafoorsel tasandil ka ärge hoidke selliseid katkisi ja vildakaid suhteid, mille kohta te tegelikult teate, et neid ei saa parandada, seal enam midagi korda ei saa. Et kui te olete proovinud, olete endast parima teinud, siis laske nendel asjadel lihtsalt minna. Et hästi oluline on see vaadata üle. Ja vaadata üle mitte üksinda, vaid vaadata üle siis meeskonnaga ja koos ühenduses. Ja viimane kaart on nüüd poodu. Ja poodu tuleb tagurpidi, ehk siis muidu, kui ta nagu õiget pidi on pea alaspidi, siis ta tuleb välja tagurpidi.
ehk siis selline topelttagurpidi. Ja Poodu kõneleb mulle sellest, et kui asjadele on olnud mingi vaade, kui ta tuleb välja õiget pidi, siis ma ütlen, et muutke vaatenurka 180 kraadi, vaadake nendele olukordadele, milles te olete 180 kraadi teise nurga alt. Et sealt võib tulla väga suuri taipamisi, kingitusi, selliseid täiesti hingetasandi vabanemisi, arusaamisi, mingid pimenurgad võivad täielikult tulla valguse kätte, sealt võib tulla nagu väga suur taipamise kingitus. Aga nüüd ta on teinud nagu ringi peale see Hangman, et ma ütleks, et vaadake 180 kraadi teise nurga alt ja siis tulge selle sama olukorra juurde tagasi, mis on, ja vaadake seda sama olukorda nii, nagu ta on, justkui uute silmadega, uues valguses, uues värskes taipamises. See on nendest 3 kaardist tegelikult, see Hangman on kõige olulisem, see on suure arkaani kaartide ja see vaatenurga muutus asjadele. Isegi ei ole vaja tegelikult midagi muuta olukorras, aga on vaja muuta oma vaatenurka sellele samale, mis praegu on, vaadata nagu uue värske pilguga ja sealt avaneb mingi väga-väga suur kingitus, taipamine, uus arusaamine. Mina kutsun Poodut Oodini kaardiks, sest Oodin rippus ka tagurpidi pea alaspidi Yggdrasili puu küljes, tegi suure ohverdas ühe oma silma, et saada ruunid ja ruunide teadmised. Et Poodu on ka selline kaart, mis kätkeb endas väga suurt kingitust, aga ta nõuab ka seda siis ohverdust või parema sõnaga siis annetust, et see tuleb päris niisama. Selleks uue vaate omandamiseks tuleb natuke vaeva näha, tuleb võib-olla millestki vanast ka lahti lasta, et uus saaks tulla, et uus vaade saaks tulla, mingid kivinenud vanad uskumused tuleb siis sellest tagurpidi asendis endast välja raputada lihtsalt, et kui karikas on väga täis selliseid vanu, stagneerunud mõtteid, uskumusi, siis sinna lihtsalt ei mahu see uus vaade ära. Ja Poodu ütlebki, et kallake nagu tühjaks, kallake seda karikat tühjemaks, et laske lahti mingitest vanadest asjadest ja siis vaadake seda loomise ruumi uue pilguga, sellepärast, et loomine on alati alkeemiline protsess ja selleks, et luua midagi uut, selleks on vaja seda ruumi teha. Need on siis sellised üldised energiat, mis tahtsid välja tulla. Ma vaatan mõned teemad, mis enamasti rohkem küsimusi tekitavad ka. Vaatan näiteks rahateemat. Üks pakk juba kukkus välja ja teine. Ja vaatame 3. kaardi veel raha ja külluse teema kohta, et mida toob see 2-nädalane loomise periood noorkuust kuni täiskuuni maikuus, mida ta toob külluse ja raha valdkonnas. Ja kohe alguseks tuleb selline puudusteadvuse kaart. Siin kaardi peale on olemas selline tegelikult lukuauk, pentagramm, kus kõik elemendid on tasakaalus, aga puudusteadvus on selline, näitan siin seda ka energiat, et puudusteadvus on selline asi, mis lihtsalt ei lase näha seda ust. See on nagu see Buratino kuldvõtmekese uks tegelikult, et võti on olemas ja on olemas uks ja lukuauk, mida see võti keerab, aga puudusteadvus on midagi, mis ei lase seda näha. Ehk siis, kui vaade on selline nukker, kurb, meel räägib seda lugu, et ma ei tea, ma ei näe, ma ei suuda, ma ei saa, siis võib see kogu küllus lebada meie jalgade ees, aga me lihtsalt ei näe seda. Et selline mõte võib-olla aitab kedagi edasi. Siis järgmine tuli sauade baas. See on selline pöörane energia, nagu see kaart ütleb, et hüppa sinna loomistsüklisse.
sul on energiat selleks, et alustada võib-olla midagi täiesti uut, teha midagi teistmoodi, teha teoks midagi, millest sa oled mõelnud, millest sa oled unistanud, mida sa oled tahtnud teha, et nagu võta ja viska see oda ja sa tabad märki, et sul on nagu kõik ressursid olemas just energeetilises mõttes, et sa jaksad, sa tahad, sa lihtsalt hüppa sellesse loomise tsüklisse ja loo seda, mida sa oled tahtnud luua, mille läbi sa oled võib-olla mõelnud, et see küllus võiks sinuni tulla või usalda selliseid spontaanseid kutseid, mingeid impulsse, võib-olla need ideed on täiesti hullumeelsed esmapilgul, aga kaart ütleb, et mine nendesse ja mine julgelt ja pane oma energia sinna taha ja siit edasi tuleb müntide kuninganna. Et see on üks minu lemmik külluse kaarte. Ta on selline tõepoolest materiaalse maailma loomise kuninganna. Vahet pole, kas seda lugemist vaatab mees või naine, et ta on selline energia, mis on vastuvõtlik, sest kui meesenergia on rohkem selline andev ja väljapoole, siis naisenergia on just see, mis võtab vastu, avaneb sellele küllusele, et ta on hästi, näitan veel kord seda kaarti. Ta on sellises hästi rahulikus, malbes, sulnis energias, ta ei tõmble, ei siple, ei rabele, ta lihtsalt on hästi üks loodusega, looduse rütmidega. Küllus on tema jaoks elementaarne, selle nimel ei ole vaja pingutada, rabeleda, ennast ületada, vaid tema teadvus on lihtsalt külluslik. Küllus on tema nagu päris osa, loomulik osa ja ta istubki rahulikult selles vastuvõtlikkuses, tajub hästi sügavalt seda, neid looduse rütme, neid selliseid alateadlikke voogusid ja ta lihtsalt lubab rahulikult sellel küllusel endani voolata, sellepärast, et tema teadvus, kui siin esimeses kaardis oli see puuduse energia, siis siin on täielikult selle 2 nädala jooksul võib see täielikult terveneda ja saavutada sellise ülima küllusteadvuse, hästi rahuliku, sulni, kuningannaliku ja väga ilus, hästi küps, hästi külluslik materiaalse maailma loomine on võimalik selle 2 nädala lõpuks, et kui see algab nagu sellest puudusteadvusest, siis läbib selle siukse energeetilise jõulise impulsi ja lõpuks jõuab sellisesse sulnisse, rahuliku, külluslikku olemisse, kus on aega näha seda, kui palju küllust on meie ümber, nautida seda ja olla kohal selles energias. Nii, mis ma veel vaatan? Ma vaatan tervise teemad näiteks. Mul siin kõrval bänd valmistub, näitan. Nii. Bänd valmistub, et ma ei tea, kaua ma siin rääkida saan, kui muusika täiega mängima hakkab kõvasti, siis ma pean selle siinkohal lõpetama ja võib-olla siis teen teise osa ka, sest ma arvan, et siis mind ei ole kuulda enam. Aga kuni ma siis jõuan, seni ma vaatan siis tervisega seotud teemasid. Väga ägedad kaardid. Tegelikult nagu ma eelmises teemas ka ütlesin, siis selleks, et
teinekord tahtis putku panna. Selleks, et midagi luua, selleks on vaja teinekord tekitada tühja ruumi. Mõnikord, kui me midagi tahame, ei olegi vaja midagi juurde saada, meil ei ole vaja tervist juurde saada, vaid meil on pigem vaja lasta minna millelgi. Ja see kaart siin minule räägib ka praegu sellest, et need liiga täis anumad, kallake lihtsalt tagurpidi. Mure, mõtted, igasugused just tunnete tasandi asjad, laske minna lihtsalt, kui te ketrate pidevalt mingis ühes samas tundes, kogu aeg on rahulolematus või kogu aeg on armukadedus või kogu aeg on süütunne, häbitunne, ebapiisavuse tunne, mis iganes selline tundetasandi asi, mida on liiga palju, siis piltlikult öeldes võtke see tundetasandi kauss ja lihtsalt kallake see tühjake, lubage sellel rahulikult välja voolata, sest midagi nagu väga ilusat on tervise mõttes tulemas. Ehk siis see kaart selgelt räägib sellest, et kui te kogete mingit tervisega muret, siis sellel on emotsionaalne põhjus, tundetasandi põhjus, ja sellel lihtsalt on aeg lubada nagu välja minna. Seda saab toetada veeprotseduuridega, ujuge, võtke duši, minge spaasse, tehke mingid kehakoorimisprotseduure, loputage end veega, minge allikale, jooge allika vett, rääkige allikaga, öelge, et paluge siirat südamest allikat, et ta puhastaks välja need vanad valud, tundetasandi mingid sellised nagu energeetilised tombud, lihtsalt usaldage seda looduse, seda veeväge ja las ta loob selle puhastuse kevadel kehasse, et kevad on kõige parem aeg ja kõige vajalikum ja kõige olulisem keha puhastamiseks. Ja järgmised 2 kaarti tulevad karikate ja müntide 10, ehk ma näitan neid ja need mõlemad põhimõtteliselt ütlevad mulle sarnase sõnumi, et tervisepandiks on väga head suhted lähedastega. Kui praegu on mured ja pingekohad, siis otsige kontakti oma kõige lähematega, parandage suhteid oma perekonnaga, veetke koos kvaliteetaega, hoidke üksteist, öelge teineteisele ilusaid armastussõnu, tunnustussõnu, tänusõnu, lihtsalt olge koos, kallistage, jagage seda emotsionaalset küllust, koos veedetud aega, külastage oma vanemaid, võtke lastega koos midagi ette, leidke kõik need kohad, kus te saate anda ja saada, ehk siis panna voogamisse selle just nagu lähedastega, sõpradega, perekonnaga, oma esivanematega, oma vereliiniga koos olemise. Et see on praegu kõige tervendavam energia, et kõige olulisem sõnum, mis kaardid annavad ja see on 20, ehk need on sellised täitumise kaardid, need on väikse arkaani siis viimased kaardid, mis ütlevad, et see tsükkel saab nagu tervendatud nii emotsionaalses plaanis, kui on näiteks olnud mingi depressioon, raskus, mure, siis emotsionaalses plaanis on võimalik täielik tervenemine ja kui on ka füüsilisel kehatasandil siis mingid mured, siis täpselt samamoodi selle 2 nädala jooksul on võimalikud sellised täiesti imelised tervenemised, aga nende võtmeks on siis emotsionaalne ja füüsiline lähedus oma kallite inimestega, võib-olla on mingid kohti vaja lepitada. Leidke ennast oma perekonna juures, tervendage oma vanematega suhteid, oma lastega suhteid, oma armastatutega suhteid. Seal on tervisevõtmed. Nii. Siis ma vaatan armastuse teemat. Ma arvan, et see on kõige enam ikkagi kaartidelt küsitud küsimus ja ma vaatan, mida toob suhetes ja armastusesse loomise periood. Ossa, suure arkaani kaardid hakkavad välja tulema.
ja siit kukkus välja nüüd 4 kaarti, mis tahtsid kõneleda ja minu jaoks see kaart praegu räägib loomisest. Praegu tuleb selline info läbi selle kaardi, et selleks, et tervendada armastussuhteid, luua armastussuhteid, äratada armastussuhteid ellu, panna neid täielikult õitsema. Selleks tuleb alustada iseendast ja küsida, et kes olen mina loojana, milline on see kingitus, mis läbi minu tahab maailma tulla, mida olen mina siia maailma tulnud looma, mis on see minu loomupärane anne, kes ma olen armastajana, milline on minu looming sellesse suhtesse, mida ma sellesse suhtesse toon. Ja läbi selle minu loomingu ma loon oma reaalsust, ma loon maailma, kõik saab sellest alguse, et selline nagu kunstniku looja lähenemine suhetele. Teine tuleb jälle selline natuke pöörane energia, et ma arvan, et see 2 nädalat saab olema ülimalt ekstaatiline, naudinguline, kirglik, ma ütleksin ihar, et pange sinna, no paduseksuaalne ühesõnaga, et laske need enda sisemised metsikud hobused kappama, olge suhetes pöörased, kirglikud, ületage oma piire, pange kõik mängu, olge mängulised, olge metsikud, loovad, tantsige, möllake, armatsege looduses, laske see oma sisemine tuli täiega valla. Et see on hästi naudinguline, hästi keha tasandil, hästi naudinguline, kirglik. Ja samas ka neile, kes otsivad seda sellist hingestatust, kes võib-olla on üksi ja unistavad ilusast suhtest või tahavad midagi ilusat luua, ootavad oma unelmate partnerit oma ellu, siis praegu nendel unistustel on sellist värvi, läbi nende unistuste on võimalik tõepoolest luua, manifesteerida, kutsuda seda inimest, kellega on see hingetasandi side oma ellu, võluda seda unistuste partnerit enda juurde, et need sellised armastuse kausid, armastuse karikad täituksid selle õnnetundega, hingestatusega, elumahladega. Et just kui kõik sellised elu essentsid lähevad voolama, et see on hästi ka hingestatud aeg, mitte ainult siis suge kirglik ja füüsiline, aga ka selline hingeline ja nüüd läheb muusikaks. Aga viimase sõnumi veel ütlen, hästi oluline. Nii, kui see kuulda ei ole, siis ma kirjutan selle video alla pärast, et see on jõukaart, see on üks lemmikkaarte tarupakis minu jaoks. Ja jõud on selline nagu iseendas selle lõvi vastuvõtmine, selle iseenda lõvi taltsutamine ja mitte selles mõttes jõuga, vaid nagu siukse agressiivse jõuga, vaid vastupidi selle nagu lõvi vastuvõtmine endas, sellise väestatud, vägeva ürgnaise, ürgmehe enda väärtuse täielik vastuvõtmine, aktsepteerimine, enda väega ühendusse asumine, mis iganes on teie väepaigad, väesõnad, väeteod,
lubage see vägi oma ellu, et see on see, mille pealt see tõeline loomine algab, et armastuses, kui te lähete suhtesse iseendana, täielikult ühenduses oma ürksusega, oma päris olemusega, ilma maskideta, kõik nii-öelda võlts on kukkunud, kõik võõrad suled ja tuled ja viled on maha pandud. Ja siis nagu minna suhtesse selle nagu ema või isa lõvina. See on see armastuse ja kire ja tõelise ühenduse pant sellel loomisperioodil. Ja päästke see sisemine lõvi valla. Just see maskideta, et on siin just kui siuke pool naine ja pool lõvi, et see siuke natuke nagu endaga isegi heas mõttes selline nagu selline metsik, loomalik, hästi naturaalne, hästi ürgne olemus vastu võtta, et mitte see, kes ma pean olema või kelleks ma tahan saada, vaid hästi aus selle tunnistamine, kes ma praegu olen, kõigi oma ihadega, oma igatsustega, oma vigadega, oma voorustega, oma tahtmistega, oma tervendamata asjadega, oma tervendatud asjadega, et sellise tohutu autentsusega lähenemine suhtele. See toob õnne sellel loomisperioodil. Nii. Ja viimaseks vaatan siis sellise veel spirituaalse nurga, et keda huvitavad sellised enesearengu küsimused, mis siit viskab pakk kohe terve peotäie kaarte välja. Rääkida ma muidugi vist enam ei saa, ka vaatama. Minge eneseotsingule, nagu päriselt eneseotsingule, et kõige tähtsam küsimus on, kes ma olen. Mida ma tahan saada või mida ma tahan saavutada või mida ma tahan omada või kellega ma tahan koos olla, vaid see, kes ma olen. Kes ma olen? Küsige lihtsalt, kes ma olen ja ärge proovige välja mõelda seda vastust, vaid lihtsalt lubage loojal näidata kõiki märke, juhatada, minge nende märkide järgi, mis tulevad sellele küsimusele vastuseks, et kes ma olen. Siis see kaart kõneleb mulle sellisest looja kingitusest, täpselt samamoodi, kui te asute sellele enesearengu teele. Kui te küsite õigeid küsimusi, siis looja lihtsalt ulatab teile kõik need vahendid, kõik ressursid. Kui teil tuleb unistus, kui teil tuleb sellise spirituaalne kutse või kutsung, siis kõik on võimalik. Looja lihtsalt ulatab teile niimoodi peopesas kõik ressursid. See on küll materiaalne kaart, aga need ressursid võivad olla mis iganes. Need võivad olla kas raha või mingid koolitused või teekaaslased või taipamised või teile satute mingitesse väepaikadesse või tuleb teile märke, mis hakkavad teiega kõnelema või mis iganes, siuksed sisemised allikad avanevad ja justkui punane vaip rullitakse lahti teie tee peal, kui te küsite õigeid küsimusi ja teie tõesti see siuke südamekutse looja poole. Kes ma olen, miks ma siin olen, mis on minu see kõige ilusam, kõrgem potentsiaal, mida ma saan avada, mis saab läbi minu siia maailma sündida. Kui te küsite neid õigeid küsimusi, mitte ainult seda, mida mina ütlen, vaid mis päriselt tõusetuvad kuskilt sügavamalt tasandilt, siis kõik ressursid nende vastuste andmiseks, saamiseks, leidmiseks, taipamisteks, kõik on looja poolt olemas. Siis mõõdukus.
see on minu jaoks hästi tugev tervenduskaart, see on nagu harmooniakaart, et kui me oleme väga kaldu, kas liiga spirituaalsed ja meil pole jalad üldse maas või me oleme vastupidi liiga materialistlikud ja meie hinge ja vaimu nii-öelda väärtused jäävad täiesti tähelepanuta, siis mõlemal juhul me oleme justkui nagu ühele või teisele poole kiivas ja selline tasakaalutus võib alati tuua kaasa siis ka mingeid raskeid kohti, aga see mõõdukus on justkui sellisesse nagu ilusasse harmoonilisse keskmesse tulek. Taral seda sageli kujutatakse nii, et üks jalg on vees ja teine maa peal, et meie mõlemad ajupoolkerad on harmoonias, meie hing on toidetud, meie vaimu kutsed ja igatsused on vastatud ja me ka märkame ja hoolitseme oma füüsilise keha eest, loome seda materiaalset maailma, ei ole vaja seda kuidagi alavääristada, et praegu on tegelikult sõnni valitsemise aeg ja see on just hästi sellised kehateemad, materiaalse maailma teemad, materiaalse maailma õppetunnid on hästi fookuses, et tuua see tasakaal nagu sellisesse ideaalsesse keskmesse ja väga-väga suur tervenemine võib aset leida sellel perioodil, ütleb see kaart. Siis eremiit. See on samamoodi üks hästi hingestatud ja ilus kaart ja see ütleb, et need vastused, mida te otsite, on teie sees. Need vastused, mida meie otsime, on meie sees, meie endi sees. See on selline eraldumise ja sissepoole suunamise kaart ehk see valgus, see latern, see looja latern, see südame valgus, see on seespool. See tee on sissepoole, enesesse sügav mõtlik enesesse vaatamine. See ei ole selline valuline üksindus või üksik olemine. See on vastupidi teadlik, valitud, spirituaalne, hästi tasakaalukas, toetatud enesesse vaatamine, oma enesevalguse otsimine. Ja viimaks maailm. See on täielik makrokosmilise orbiidi täitumine juba selline. On olnud mingid väga suured otsingud spirituaalses maailmas, mingid väga suured õppetunnid, siis nüüd selles loomistsüklis võivad need jõuda lõpuni sellise täieliku tervenemiseni, taipamiseni, just kui mingi üks õppetund saab õpitud, mingi väga suur igatsus saab vastuse, täitumuse. Ja siin 5 kaardist 3 on suure arkaani kaardid, nii et ma ise ütleksin, et võib-olla vaatab seda keegi, kellel ei ole neid spirituaalseid eneseotsingu mõtteid praegu peas, aga nendest ladumistest kõige olulisem praegu minu jaoks see, sest siin on väljas 3 suure arkaani kaarti, ehk siis just see, mida me spirituaalses, vaimses enesearengu plaanis ära lahendame selle loomistsükli jooksul maikuus kuni nüüd täiskuuni, siis see on nagu kõige olulisem või kõige kaalukam koht isegi, et siin on hästi suured võimalused terveneda, hästi suured võimalused leida enese seest see kõige ilusam looja allikas, looja ühendus ja selleks on tõesti kõik ressursid olemas ja hästi suur võimalus on mingi väga suur õppetund ära õppida, mis iganes valdkonnas see on, siis mingi väga-väga suur tervendus ära teha. Nõndamoodi siis kõnelesid minu light share'sid täna. Ja ma väga loodan, et keegi sai siit mõne mõtte või mõne taipamise ja kuigi ma siin olen mõnda aega siin soojal maal ennast laadimas ja
endaga tegelemas ja ennast tervendamas ja ennast mõnes mõttes ka otsimas ja leidmas ja teatud hästi olulisi asju enda jaoks ära tegemas, siis kaardid on mul siin kaasas ja kui keegi tahab siis personaalselt, et ma vaataksin mingit teemat, siis saab mulle Messengeri kirjutada, saab jah, niida@rannakuteraapia.ee võib kirjutada, aga kõige paremini ma saangi Messengeri kaudu sõnumid kätte, nii et võtke julgelt ühendust ja siin on hästi inspireeriv keskkond, et info jookseb väga mõnusalt ja ma ise olen midagi hästi selline tänulikkus ja mõnusas ja voolevas energias, et ma arvan, et need lugemised praegu on hästi head ja sügavad. Ja ma loodan, et keegi sai siit endale mõne mõttetere, mõne taipamise või oli see siis meelelahutuseks või oli see mingi väike samm edasi, et igal juhul aitäh kõigile, kes seda minuga jagasid, seda hetke siin ja vaatavad ja siis kohtumisteni.